Juba see, et te praegu selle küsimuse esitasite, tähendab seda, et poole tunni pärast ma kirjutan selle asja endale üles ja helistan Tartus 2-3 vennale ja küsin, mis asi see on. Aga kõigi hullem lugu on alati selles, et kõigi nende probleemide puhul on alati risk selles, et nende taga eksisteerivad huvigrupid. Tähendab, need inimesed eksisteerib risk, aga mis siis, kui see on epideemiana läheb laiali? Mis siis, kui täna on 50, aga 5 aasta pärast on 50 000? Tähendab, me peame seda oskama prognoosida ja seni ajani, kuni seda riski me ei ole maandanud, tuleb teda uurida. Ja seda ütleb mitte Riigikogu liige, vaid seda ütleb teadlane. Ma olen siiski teaduste doktor, professor ja teadlasena ma just ütlengi seda, et meil on vaja teada, mis saab homme, kui see on niisugune asi. Ja ma tean, kellele ma Tartus helistan. Kellele? Tõenäoliselt ma helistan Villemsile ja siis vaatame, kas Langer on praegu seal. Ja siis mul on üks eks-abikaasa õde on New Yorgis Cornelli ülikoolis umbes selle valdkonna teaduslik töötaja. Ja ma helistan talle New Yorki ja ma lihtsalt küsin ta käest, et Marinka, tšobletta kooli. Ega omal ajal ju katkuga oli niimoodi, et kurat katk oli 10 inimest. Ja pärast seda poolt Euroopat läks. Okei. Sest ma ei usu, et Tartus praegu on keegi, kes istub ja ainult sellega tegeleb. See peab olema keegi vend, kes on lihtsalt sellest valdkonnast. Ja kes on sellest midagi kuulnud ja kes teab, kust raamatust järgi vaadata. Härra Gräzin, kas te julgete päris ausalt öelda, et lobigrupid ei ole selle teemaga teile veel siia rääkida? Mitte ükski. Ma julgen kristlasena ka kinnitada seda, et ma kuulen seda sõna esimest korda.